Täna räägime patareidest, sellest, kuidas nad töötavad ja kuidas neid vahetada tuleb. Patarei on oma olemuselt justkui vett täis tünn, lihtsalt vee asemel on patarei sees elektrienergia. Ning kui me tahame seda energiat kasutada, siis tuleb ta lihtsalt voolama panna mööda juhet, nii nagu siit tünnist saame voolama panna vee. Kui vesi voolab, siis saame seda voolamise energiat ära kasutada. Täpselt nii nagu ka elektrienergiat, et erinevaid seadmeid tööle panna, näiteks mootoreid. Mootori asenduseks on meil siin selline ratas ning vee alla pannes hakkab ta pöörlema. Ja sedasi töötabki patarei. Kui aga siit tünnist see vesi või patareist elektrienergia otsa peaks saama, siis saab patarei lihtsalt tühjaks. Nüüd teame, kuidas patareid töötavad. Aga päris patarei sisse me ju nii täpselt ei näe. Ning tegelikult ei olegi vaja. Patarei juures on oluline, et me oskaksime teda kasutada. Ja selle jaoks peame teadma, kus on patarei pluss ja kus miinuspool. Siit patarei pealt hästi hoolikalt otsides leiame koha, kus on märgitud pluss ja miinus. Ning sellest teamegi, et üks patarei pool on plusspool ning teine miinus. Kui neid ka omavahel võrdleme, siis näeme, et plusspoolel on selline väljaulatuv osa. See aitab kiiresti kindlaks teha, kumb patarei pool on pluss. Kui vaatame patarei pesa, siis patarei pesa põhjas on alati joonistatud patarei kuju, kus on märgitud samuti, kuhu poole peab käima pluss ja kuhu miinuspool. Sellele lisaks näeme, et patarei pesa ühes otsas on harilikult ka vedru. See vedru käib kokku patarei miinuspoolega. Nii et kui võtame kätte patarei, siis näeme, et väljaulatuv ots on pluss, järelikult teine on miinus ning see miinus läheb kokku vedruga. Patareid pesasse sisestades lükkame alati miinuspoole enne. Nii et lükkame miinuspoolega selle vedru kokku ning surume patarei pesasse. Ja patarei ongi pesas. Proovime teisega samamoodi. Võtame miinuspoole enne ja paneme selle vastu vedru. Surume ta sisse ning lükkame ülejäänud patarei järgi. Ja nüüd ongi patarei pesas. Patarei juures on veel väga oluline, et patarei pluss ja miinus otsa omavahel kunagi otse kokku ei ühendataks. Sest esiteks teeb see patarei väga kiiresti tühjaks ning teiseks võib see teha patarei kuumaks ning kuumad asjad võivad põhjustada tulekahju. Ja proovimegi nüüd vahetada patarei ära mõnel päris elektriseadmel. Meil on siin üks seinakell, mis nagu näha on seisma jäänud ja näitab praegu kell 5:13. Tegelikult on kell aga 9. Nii et võtame vana tühjaks saanud patarei välja ja paneme uue patarei sisse. Kella patarei on leitav kella tagumisel küljel. Näeme, et patarei on siin. Kui patareid ei õnnestu sõrmega välja võtta, siis võib kasutada abistavat tööriista. Kuid see tööriist ei tohiks kindlasti olla metallist ega terav, sest nii võime kahjustada seadet ennast, patareid või iseennast. Nii et hea lihtne abimees on jäätisepulk. Paneme selle jäätisepulga siia patarei otsa juurde ning tõmbame ühe otsa välja ja saamegi tühja patarei kätte. Võtame nüüd uue patarei, otsime ülesse miinuspoole pesa seest, otsime ülesse miinuspoole patarei pealt ning lükkame patarei pessa. Nagu näeme, siis kell hakkas käima ning keerame kellaga õigeks. Ja olemegi ära vahetanud kellapatarei. Kui ka sinul on kodus mõni seade, mis enam ei tööta, sest ta patareid on tühjaks saanud, siis kutsu vanemad ja näita neilegi, kuidas vahetada patareisid.